No nii, mul on väga hea meel istuda siin imelise ja teadliku paariga. Tere tulemast Merit Raju ja tere tulemast Tauri Vahesaar. Tere. Et täna ma kutsusin teid siia selleks, et rääkida teadlikust paarisuhtest ja ma tean, et teadlik paarisuhe on mingis mõttes vaid julgetele ja see on väljakutseid pakkuv, kuid teisest küljest see on ka arengu kiirtee. Ja kui ma mõtlesin, et kelle siia kutsuda, kellega neid teemasid arutada, siis teie tulite mulle meelde ja te tulete ka selle aasta Tantra festivalile meie publikut teadlikkusega äratama võib-olla, kui nii saab öelda. Nii et mul on väga-väga hea meel ja ma loodan, et sellest tuleb selline inspireeriv ühine jutuajamine meil, kus siis tõesti ka inimesed, kes on võib-olla keerulises kohas enda paari suhtes, saavad võib-olla nippe või julgust mitte alla anda, sest allaandmine on teinekord võib-olla kõige kergem mingis mõttes, nii et aitäh, et te tulite. Ja võib-olla ma alustaksin siit niimoodi, natuke teistmoodi kui tavaliselt, et ma paluksin, et iseloomustaksite oma kaaslast, kellega sa oled siin. Et võib-olla Tauri, sa kirjeldaksid Meritit, milline kaaslane Merit sul on? Esimesest hetkest peale sain aimu, et on tegemist keha inimesega, on tegemist puudutuse inimesega, pakkus mulle massaaži esimesel kohtumisel. Ma arvasin, et kõik saavad, aga ma olin ainuke, kes sai seda massaaži, seega sain kohe aru, et see on tema selline väljendusviis luua mingit väärtust siia maailma läbi tunnetuse, läbi puudutuse ja sellega enda ümbritsevale siis keskkonnale ka seda kohalolu luua ja seda siis läbi armastava suhtumise igal hetkel, et väga palju on olukordi, kus Merit, sa tuled palju kiiremini nagu reaktiivsusest välja ja oskad valida just selle armastava suuna, isegi kui see on see pikem teekond ja sa tead, et see kindlasti võib rohkem igasugu asju üles tuua ja sa ikkagi otsustad, et see on see õige teekond. See on selline sügavam nagu tunne ja sul on väga hea tundlikkus just selles suunas, et ära tajuda, mis on see pikem tee, aga see õige tee. Enamasti mina ikkagi olen nagu reaktiivsem olnud ja siis mul on väga palju veel õppida, kuidas seda teha, et minna seda pikemat teed, aga tegelikult see on see teekond, kus siis me saamegi areneda ja mitte ainult siis areneda paarina, vaid tegelikult see arendab meid igas eluvaldkonnas ja sa nimetad seda, et igas olukorras me saame uuesti otsustada, iga kord on nii-öelda 2 valikut, kas see mudas slackline'i peal, nagu sa ütled, see slackline on siis see lint, mille peal me tasakaalu hoiame, või seal vikerkaarel sellel samal slackline'il, et iga hetk on võimalik otsustada ja tuletad seda meelde mulle, kuigi mina ise olen sealt ülevalt tulnud siia maa peale, sealt kõikide nende oskustega, aga siin kuidagi nii keeruline. Ehk siis olen väga tänulik, et sa siin maa peal oskad seda kõike sellise kohaloluga ja teadlikkusega teha, et mul on palju õppida. Ja parim partii, keda sai leida siit universumist. Aitäh. Merit, kuidas sina oma kallimat iseloomustad?
võib-olla ka nagu öeldakse, et 31 sekundi jooksul tuleb juba mingisugune mulje inimesest tekib, mis põhimõtteliselt jääbki, et siis mina mäletan, et meie esimene kokkupuude oli tants, et kus me niimoodi liikusime ja vestlesime ja sealt nagu tekkiski see massaaži mõte, on ju, ehk siis ka meie kehad suhtlesid kõigepealt kuidagi omavahel ja see, et ma sulle massaaži pakkusin ja ma olin paljudele pakkunud ja seal pärast seda massaaži soovitatakse 15 minutit lihtsalt lõõgastuda ja lasta sellel veel edasi mõjuda ja nagu olla selles seisundis veel edasi. See kontekst oli selline, et teised inimesed olid ka seal ruumis ja koolitus juba algas ja ma ei hakanud Taurile seda, ma arvan, väga nagu ütlema, et väga pikalt nagu seal pikutada, et ma teadsin, et kui tema tunneb, et on läbi, et siis ta lihtsalt tuleb sealt püsti. Et mina märkasin, et sul on hästi hea keskendumisvõime, et sa jäidki sinna, võtsidki selle aja, et seda kogeda. Kuigi see oli nagu lõppenud, aga mingi ju sisemised protsessid läksid edasi ja keha ju läks mingisse seisundisse ja närvisüsteem. Ehk siis mul oli hästi hea meel märgata, et sa oled hea keskendumisvõimega. Ma praegu natuke muigan sellepärast, et ükskord ma küsisin, sa ei pea mulle näitama, aga nagu telefonis on tegelikult need andmed olemas, kui palju päevast sa telefoni kasutad. Ma ei ütle midagi, lihtsalt vaata ja siis vaata minu oma, siis võrdle ja tee oma järeldusi. Et siis, eks telefon on natukene seda rikkunud, aga sinu nagu olemus on see, et sul on hea keskendumisvõime, sest muidu kui me juba Slackline'i mõiste siia tõime, et kui sa seal ringi hakkad vahtima ja liiga palju muudele asjadele hakkad mõtlema, et mida homme süüa, mis ma sellele peaksin kirjutama ja huvitav, kas leib jäi lauale, kärbsed lendavad peale, et sa oled nagu hästi kohal ja oled seda treeninud nagu hästi palju, vaata, rääkisime, et juba peaaegu 15 aastat. Et see on sind teinud selliseks keskenduvaks ja selles mõttes heaks kaaslaseks. Et sa oskad kohal käia või nagu kohale tulla. Ja mis on hästi oluline, kuna suhe ei ole ainult praktiline, et jagame kulusid, elame koos ja on üks söögi tegemine ja hommikul üks sõitmine, tule kaasa ja või tõesti oluline on see ühendus ka või siis see ongi oluline ja kõik see muu tuleb siis lihtsalt on nagu loogiline, et me siis sööme koos, kui on ühine võimalus süüa. Et jah, tänu sellel keskendumisvõimele sul on ühenduse tulemise ja ühenduse hoidmise võime, mis on nagu minu toit. Ja mulle meeldib, et sa ei ole kunagi nagu kontoritööl käinud või ennast ka selleks koolitanud, et sul on see kehakultuuri kraad Tartust, et see on sind ka jätnud selliseks mängulisemaks ja selliseks heas mõttes nagu millised me lapsena oleme või millisteks me sünnime, et meil tuleb idees, me teeme ja siis seal on palju liikumist ja seal on palju elusust ja elavust. Et mulle meeldib, et see on sinuga kaasas. Minust võib asja veel saada. Juba sai. Kuidas oli siis kuulda oma paarilist iseloomustamas sind? Kas oli see tuttav? Kuulsid sa midagi uut või kuidas see tundus sulle? Mulle tuletas meelde tegelikult seda, kes ma tegelikult olen ja mille ma ära vahepeal unustan. Et seda peaks nagu iga päev meenutama teineteisele. Sa ütlesid nii huvitavasti, Tauri, et see suhe on toonud sind maa peale. Et ma saan aru, sa oled väga palju olnud seal kuskil kõrgemal, et kui me räägime Slackline'is sinu hobis, sinu töös, sa oled Slackline'i maailmameister, et Meriti armastus tõi sind maa peale või? Eks ma ikka pean vahepeal seal kõrgustes veel käima ja see on minu selline ka hingetoit, aga see maa peal saan seda praktiseerida, seda oskust, mis ma olen seal kõrgustes õppinud.
et tegelikult see ongi nagu elu metafoor. Kõik, mis seal toimub, kuidas ma seal tasakaalu hoian, kuidas ma seal ei mõtle sellele, et ma nüüd jõuaks sinna liini lõppu, vaid tegelikult ma jõuan sinna niikuinii, kui ma olen sellel liinil ühes kohas juba tasakaalus ja teen selle ühe sammu ja keskendun sellele hingamisele ja luban kätel tasakaalu hoida ja jalgadel kõndida. Ehk see on niisugune nagu õpetus kogu eluks, et kuidas siin maa peal ka tegelikult asjad toimivad. Ja kui ma kukun või tuleb selline hetk, kus ma pean hirmule otsa vaatama, see ongi see, et sa keerad ennast vaadates kaugusesse, enam mitte liini lõppu, vaid sa vaatad kõrvale ja näed seda, mis tegelikult toimub ja sa vaatadki selle hirmule otsa, selle kõrgusele. Mis siis, kui ma kukun? Sul käivad kõik need mõtted läbi ja sa tuled uuesti kohale hingates ja lubades kehal tasakaalu hoida. Keha on võimeline tooma sind tagasi tasakaalu. Ja isegi kui lõpuks kukud, siis see energia, mis sealt avaldub, sa jääd sinna rippuma, sul on turvavarustus, sa oled kõik selle ju paigaldanud, sa tead, mis sa oled paigaldanud, sa oled loonud selle turvalisuse juba enne seda üldse olukorda ja sul on kõik tagavaraplaanid, asjad, selles mõttes sul on olnud alateadlikult juba turvaline, aga kui tuleb olukord, kus sa ikkagi kukud, siis see energia, mis sealt avaldub, see puhastab nagu kõik ära ja kui sa nüüd uuesti liinile ronid, siis sa lähed nagu täiesti uue koha pealt lõdvestunult. Sa tead, et mitte midagi ei saa valesti minna, ma usaldan, ma tulen uuesti kohale ja jätkan seda samm-sammu haaval ja lõpuks see lõppu jõudmine on niikuinii, selle eesmärgini jõudmine tuleb niikuinii, et seda ei pea forsseerima, sellele ei pea kogu aeg mõtlema, see peab lihtsalt olemagi nagu niisugune põhjanael, nagu Merit kogu aeg mulle ütleb, et otsus on paigas, sa tead enda eesmärki, mis iganes olukord tuleb, siis meil ongi need 2 teed ja kas siis tõesti otsustad nüüd liinipidi tagasi minna, et me oleme juba poolel teel nagu, et mis on sinu otsus, et tegelikult sa oled ju selle ammu juba otsustanud. Ja paarisuhtega ongi nii, kui sa ütled, et selle Slackline'i, kui sa ise paned üles, kõik on back-up itud, kõik on turvaline, kõik on üle kontrollitud, siis nagu paarisuhtes on nagu palju seda teadmatuse faktorit, et peab olema veel rohkem usaldust ja valmisolekut, et asjad lähevad mingi, nagu see ei ole sinu paigaldus. Aga seesama sina ja sinu oskus keskmesse tulla ja tasakaalu hoida ja usaldada seda hetke ja need oskused, mis sealt kaasa tulevad, need on hästi väärtuslikud. Ma just ka mõtlesin, et kindlasti seal on väga palju kvaliteete, mida sa saad paari suhtes üle tuua, see täielik kohalolu ja see, et kui sa oma keskme kaotad, sa tegelikult, sul on tööriistad, kuidas tagasi tulla sinna. Et see on kindlasti toonud ka suuremaid kvaliteete paari suhtesse. Ja Merit, sinul samamoodi on ju joogataust, sa oled korraldanud Eestis, ma ei tea, kui mitmeid aastaid joogafestivale, teinud konverentse, ajakirju välja andnud, eks ju, et sa oled ka nagu nii sügavalt endasse vaadanud, et kas sa näed seal mingist paralleeli või et kas see, kus sa praegu oled oma paari suhtes, kas see on aidanud sul nagu tullagi teadlikult sinna paari suhtesse ja näha neid allhoovusi, mis tahavad alati meil välja tulla, sest paarisuhe on ka katalüsaatoriks ju kõigele. Et kuidas see sinu taust on sul aidanud paari suhtes olla? No sarnaselt ma ise vaatasingi, et Slackline tegelikult on lihtsalt selline kitsam joogamatt, et seal saab neid sarnaseid asju õppida lihtsalt teine kõrgus ja nagu sinu maitsele. Et minu jaoks see on nagu liiga erutav seal käia. Et siis mulle meeldib see põlvekõrgune on piisav minu jaoks. Või siis maa peal, siis see joogamatt. Et seal on joogas samamoodi, et on ebamugavaid harjutusi. Seal ei ole nii palju seda nagu füüsilist ohtu või et ma kukun või niimoodi, aga sellist, kus on füüsiliselt raske, ükskõik, kas on isegi käte hoidmine lihtsalt, aga kui see on 15 minutit, see on juba nagu, et leida endasse ressurss, millega hoida, ka seesama otsus, mida sa ütlesid, et nagu ma lähen sinna lõppu, et ma ei anna alla lihtsalt nagu, et kes ma olen nagu enda jaoks, et ma ikkagi, kui see ei ole mulle ohtlik pingutada üle või ei saa nagu käte hoidmisega näiteks.
mis väga hästi treenib närvisüsteemi, oli näiteks üks selline sünnituseks ettevalmistus, et lihtsalt käsi hoida nagu kõrval sirgelt ja siis ja jooga õpetas mulle nendes meeleseisundites käimist erinevates, et see ei ole ainult see asjalik, et see festivali korraldaja, see ajakirja peatoimetaja, mis ma oskasin ka väga hästi olla, et mulle meeldis asjatada ja noh, aeg kulges kiiresti aga teisest küljest see ja et ma noh, võib-olla olingi selline nagu ärevam tüüp üldiselt, et siis mulle sobis käia joogas niimoodi puhkamas ja seda parasümpaatilise närvisüsteemi seisundit nautimas, mis tegelikult laeb närvisüsteemi ja annab selle võimekuse siis ka jälle noh, pärast kiiresti reageerida ja selline kiire olla. Et siis see jooga õpetas mulle neid vaheldumisi, neid erinevaid seisundeid ja praegu ma väga palju leian seda hoopiski jalutamisest, et seal tekib mul selline meditatiivne seisund, loov seisund ja siis ma suudan ka noh, paari suhtes ilmselt siis käia nendes erinevates seisundites, noh, ma tunnen ette, et ma hakkan nüüd ärrituma või samamoodi noh, mitte ainult paari suhtes, et lapsega suhtes või ükskõik mis tahes suhtes, et jooga on õpetanud mulle mind ennast tunnetama, et mis toit mulle sobib, mis hääletoon mulle sobib, kuidas minuga räägitakse või milline keskkond mulle sobib või ei sobi. Et sellist eneseteadlikkust selles mõttes ja siis ma saan täpsemalt oma seda keskkonda sättida või paluda teistel kuidagi muuta oma käitumist. Kui õnnestub, siis noh, siis tulemegi selleni, et üks hästi oluline paarisuhte alustala on suhtlemisoskus ja julgus. Ja, aga see ongi nii huvitav ja kõik see on vorminud teid siis selleks, et olete praegu teadlikus paarisuhtes ja kindlasti see teadlik paarisuhe mõiste on igaühel erinev, et ma hea meelega kuulaksin, et milline on teie teadlik paarisuhe, et kuidas te seda defineerite või sõnastate, et mis see teie jaoks on? No minu jaoks on see, et kui paari suhtes suudame kohal olla ja suhelda ja väljendada ja öelda ei, kui ei sobi ja väga nagu sõbralikul ja armastaval viisil, siis tegelikult see on kogu eluks ja kõigis teistes valdkondades ka oskus, kuidas tööl näiteks enda vajadusi väljendada või kuidas enda lubadustest kinni pidada ja võtta kõike tõsiselt, mitte nii, et lubasin ja oih, et niimoodi unustasin ja siis vähemalt siis öelda palun vabandust ja järgmine kord teha paremini, et teadlik paarisuhe kasutada neid lauseid nagu palun vabandust, leida tänulikkust olukordades ja sellega olla teadlik, et meil on igal hetkel võimalik kas siis minna mingisuguse emotsiooniga kaasa või tegelikult mingite siis praktikate abil tulla sellest koos läbi, mitte jääda üksinda sellega kuskil marineerima, sellepärast et ei julge või ongi hirmus või et see ei ole tema asi, noh tegelikult on, kui me oleme koos paari suhtes, siis tegelikult kõik on meie asi koos läbi tulla ja teineteist toetada ja mõista ja mis sa veel lisad? Ma arvan ka, et eks sa otsapidi puudutasid seda, et on teadlik paarisuhe ja siis selle vastand on siis ebateadlik ehk siis automaatne. Ehk siis nii, kuidas nagu torust tule, ütled välja kõik, mis sa tunned nagu suvalise hääletooniga, suvaliselt valitud sõnadega, siis lähed minema, siis ütled, et tead, pole tarvis sul teada, mida ma teen, on ju, või noh, siis kirjutad midagi sotsiaalmeedias, sest noh, ühesõnaga lihtsalt täiesti impulsiivne ja noh, seda on ja siis seal on väga suur kirg tihtipeale siis tasakaaluks, et noh, see on algul uksed põmmuvad ja siis on jällegi nagu väga kirglik ja siis
teadlik paarisuhe on, et sul on nagu väike jälgija kogu aeg kukil või kuklas kuskil, kes ütleb, et nagu mis sa tegelikult tahad ja nagu okei, sa oled praegu vihane või sa oled solvunud või niimoodi, aga nagu mõtle selle peale, et sa oled abielus tegelikult, et sul on selle inimesega veel tegemist, et see ei ole nii, et nüüd lihtsalt löön ukse kinni või kustutan numbri ära, et noh, et sinuga tuleb veel niikuinii tegemist, et siis selge, et siis mingan sisse ja välja ja mõtlen, mida ma tegelikult tahan luua. Ja seda saab sellesama teadliku suhtlemisega, mida ma mainisin ja kus ongi siis see jälgija kuskil kaasas, kes nagu annab nõu, et nagu mis on see südametee praegu siit edasi või ehk siis, et see on selline teistmoodi emotsionaalne, et kus domineerib see emotsioon, mida sa oled valinud, otsustanud, et sa tahad. Ja no see ei tähenda, et teadlikud paarisuhted ei lõppe, võivad lõppeda, aga see on ka teadlik, see on põhjendatud, see on läbi arutatud, see on läbi tunnetatud, võib-olla koos nutetud. Et seal ongi selline hästi nagu austav komponent ja mitte siis impulsiivsus. Ja noh, kui on impulsiivsus, sa ütlesid, siis saab kasutada ka palun vabandust, on ju, või noh, seda saab samamoodi nagu teadlikult lahendada, et näed, mul on häbi, et ma sellisele tasandile laskusin või midagi. Ja võib-olla see on ka tegelikult ju paarisuhtes normaalne, et seda impulsiivsust on, et me ei taha nagu maalida kuvandit, et teadlik paarisuhe on see, et me ei ole enam inimesed, et see duaalses maailmas meil on, ma ei tea, armukadedus ikka on, vihastamine ikka on, väsimus ikka on, aga just see, et kuidas me neid olukordi siis lahendame, et mitte tõesti me ei plammuta neid uksi või ei lähe ära või ei blokeeri numbrit, eks ju, et meil on need oskused ja ühine otsus, et me teeme neid asju koos ja praegu noh, ma kuulen ja näen, et tegelikult meil ei ole seda mitte kuskile õpetatud ja ma olen ise ka neid ämbreid kolistanud. Ma arvan, teie olete ka oma varasemate suhetega neid ämbreid kolistanud ja inimesed on hädas, et keegi ei räägi sellest. Ei ole sellist manuaali ja ühist manuaali ei ole, aga et kuidas siis üldse alustada või näiteks võib-olla tahate jagada, mis on teie sellised paarisuhte alustalad, et mis on need olulised kohad, mis peavad olema täidetud või on keeruline koht paarisuhtes, mis on ka, me normaliseerime seda, et paarisuhe ei ole ainult helge, et mis on need alustalad, et millele teie toetute või millele teile see vundament on nii-öelda rajatud? Olete te mõelnud selle peale? Oleme ikka. Et kes alustab? No meil oli ikkagi iganädalaselt oli meie päev siin veel aasta tagasi, nüüd on vaikselt loome seda jälle, et see on see nii-öelda pühapäev, mis on siis nii-öelda vaba päev, aga see oli siis ainult meile ja täielikult offline'is. No eilegi oli, kui ma mõtlen, mis päev täna on, esmaspäev. Eile oli see päev. Ja siis pühendumegi kohalolule, et kõik see nädal, mis on toimunud, saame teha niisuguse kokkuvõtte ja see on üks niisugune alustala, et see päev peab olema, kui seda ei ole, siis see nagu juba mõjutab seda, et midagi jääb rääkimata. Keegi juba läheb oma teed natukene nii-öelda enda tegemistega ja ei ole seda nagu nii ilusat kokkutulemist, kokkuvõtet, et mis toimus, kuhu nüüd siit edasi lähme koos. Ja praegu mis igaühe sees toimub ka, on ju. Ehk siis see ongi, kus oli rohkem aega, et ideaalis see oligi üks terve päev, eile me tegime pool päeva ja noh, sellest on selles mõttes sellised praktilisemad lühiversioonid, kui on põhjust. Aga et me korraks unustame kellaaja ära, me paneme telefonid ära, me ei sõidu kuskile, me ei osta midagi, et ongi lihtsalt selline hästi aeglased tegevused, mis ongi eeldavad siis tähelepanuga kohal olemist nagu kokkamine ja käime looduses ka ja tantsime, oleme intiimsed
et seal ka nagu siis kella ei vaata, nagu on kiire. Mis on võib-olla teistel päevadel on ju, et noh, mingid kohustused on kokkulepped, et me siis hoiame seda, et selleks päevaks ei ole kokkuleppeid, me teavitame, kes on meie veel lähedased, et ärge üritage meid kätte saada telefonitsi või kuidagi. Et meid ei ole, et lahendame kõik asjad enne ära ja nii nagu enne iga puhkust, siis ka mõnikord töötame õhtul kella 10, nii et saaks kõik tehtud nii, et noh, kui on midagi kuklas, siis ei saa ka kohal olla päriselt. Ehk siis see on see üks selline pühendumise, et kui see pühendumine näiteks on üks alustalasid, noh, üks ongi see, et me oleme abielus, et me oleme öelnud, et jah, ja algul mõtlesime ilma sõrmusteta, aga pärast mõtlesime, et sõrmustega. Ja siis et see on see üks pühendumine, et noh, me tahame, sest et mõnikord inimesed ikkagi, ma just kuskilt kuulsin, et noh, et keegi oli Tinderis ikkagi edasi, et siis teine inimene küsis, et noh, ma tunnen ennast halvasti nagu sellega, et mis plaan on. Et me ei ole Tinderis selles mõttes. Nii, no ei ole nagu poole jalaga nii-öelda uksest väljas. Et otsimas midagi paremat, eks. Et väga tihti on ju see, et paari suhtes ei ole võib-olla rahul ja siis juba natuke hakkad nagu ennast väljapoole pöörama, eks ju. Kuskil pehmemat maandumist nii-öelda leidma, et just, et see teadlik otsus, et me valime teineteist. Ja et see on teineteisele väljendatud ka. Ja siis üks selle pühendumise väljendus ongi, et meil on aega siis teineteise jaoks, noh, nii palju kui siis on, et noh, meil on mõlemal vabakutseline elu, mis on selline tõusude ja mõõnadega igas mõttes, et noh, ja kiiremad ja rahulikumad perioodid, et mõnikord talvel ongi võib-olla 5 päeva vaba, aga suvel võib-olla me peaaegu ei näe. Et see, kuigi me kunagi mängisime, mäletad läbi, et noh, kui me teistele nüüd soovitaks sellist vaba päeva, et pane telefon ära, noh, siis on nagu esiteks on need võõrutusnähud on ju, et tahaks vaadata, siis on noh, mingid kohustused, noh, ühesõnaga väga pikalt peaks planeerima seda ette, on ju. Siis on see, et noh, mis tahtsid siis nagu, et siis jaa, mul on nii palju asju südamel olnud, ma tahaks nüüd hakata jagama. Okei, millal see päev lõpeb? Et selles mõttes... Eriti meestele, eks ju. Et meil on ka niimoodi olnud. Seda ka, ma ei tea, kas sellepärast meil viimane aasta ei ole nii palju seda päeva olnud, aga seal tuleb nagu kõik pinnale, et mis sinu sees toimub, noh, seal ei saa varjata nagu, et see ei ole tasa, ma pean tööd tegema. Kas see tegelikult on ka see, et näiteks kui teil sees on olnud mingid teemad, kus teil ei ole olnud aeg seda käsitleda, et mõnikord te tegeletegi keerulistamate teemadega, et see ei ole ainult, et te tantsite ja naudite, et võib-olla see on ka see hetk, kus me teadlikult käimegi mingid keerulised kohad läbi, mis on jäänud õhku rippuma. Just, ehk siis noh, see võib olla väga ebamugav päev ja on olnud ka meil väga ebamugav. Suurelt jaolt on nagu hästi ilus ja ma nimetangi seda nagu sellistes vikerkaare seisundites käimist, et see ongi nagu hästi palju laeb nagu järgnevaks nädalaks, et okei, nüüd teeme jälle oma asju ja keskendume muudele teemadele ja oleme praktilised ja et see on minu jaoks nagu selline see suhte nagu selline mahl või selline tuum. Aga jaa, see ei tähenda, et alati on mugav, et noh, kui ongi enda sees midagi just näiteks. Ei, no tavaliselt ongi enda sees, et selles mõttes isegi kui on mingi olukord ja ma ütlen, et näiteks mis ma siin metsarajal just hiljuti ütlesin sulle, tegelikult oleks pidanud just vaatama endasse, eks, et sa tahad must kogu aeg midagi. Et sa tahad must kogu aeg midagi. Ja siis mingil hetkel, et aga äkki ma ise tahan endast kogu aeg midagi. Ja see oli lihtsalt nagu niisugune peegel, mida ma kõvasti välja ütlesin ja tavaliselt see on hästi-hästi huvitav, kuidas nendes olukordades, kus sa lähed reaktiivseks, sa ütled välja lause, mis tegelikult sa oleks pidanud ise endale ütlema. Et seda nagu tasub kolm nagu... sõrme näitad endale. Hästi huvitav, et seda nagu, et kui sa ütled mingi lause välja, ma oleks pidanud seda endale ütlema, et ma ise tahan endast praegu midagi. Ja minul on see, et ma tahan, et ma iga päev teen trenni ja siis ma pettun iga päev selles, et ma ei tee seda trenni, mida ma olen endale lubanud. Ja siis ma ütlesin Meritile, et jälle sa tahad must midagi. Tegelikult see rahulolematus oli sul olemas selle tõttu, et sa ei olnud aega endale võtnud, eks ju? Et ma ei olnud täitnud seda, mida mees ise endale lubas. Ma nii-öelda valetasin endale, ma ei teinud seda ära. Ja naine käis närvidel, eks? Ja siis mul on, sa tahad jälle must midagi. No, see on nii huvitav, et tõesti, et kui see teadlikkus on, et see on see üks probleem, mis mind ärritab, aga et sul on see teadlikkus vaadata selle taha,
mis selle rahulolematuse põhjus on, et need ei ole ju see, mis seal esimese leierina või kihina meil tihtilugu on. Et kas te siis arutlete selliseid teemasid ka, et näiteks kui sa, tulebki see emotsioon, ma saan aru, et sul on seda tuld võib-olla ka, kas siis Merit sulle peegeldab tagasi või sa ise kuidagi, kuidas teil see dünaamika mängib? Selle jaoks on kõige parem lugu see, kui selles mõttes mitte kõige parem lugu, aga kõige ilmekam lugu. Et no õhtuti enne magaminekut telefonist mingisuguse asja vaatamine ja siis see oli e-mailis teade, kuidas minu Saksa agent siis, kes mulle esinemisi orgunnis, on läinud teise ilma ja seda ma vaatasin õhtul kell 9. Ja siis jäin sellega ise omapäi 5 minutit ja siis Merit tuli ja siis ma sain sellest korraks rääkida, aga see oli ka ainult niisugune 5 minutit ja siis, et ole hea, pane siis see tekk korda ja siis ma lähen teen seal asjad ära. Mis kuradi tekk? Mul on muudki praegu teha, aga mingit tekki korda sul panna nagu. Ja tegelikult mul enda sees nii pulbitses, ma ei jõudnud nagu seda läbi töödelda, mis tegelikult oli juhtunud. Ja kõik, mis Merit ütles, oli mulle nagu, et sa ei ole must üldse aru saanud praegu, nagu mida sa tahad minust jälle nagu, et ma ei ole tegelikult enda selle emotsiooniga, ma ei ole seda läbi töötanud. See oli väike nagu šokk. Tahtsin ära süüa nagu selle, et ma ei oskanud seda nagu sõnadesse panna, ma ei oskanud seda töödelda ja see võibki olla päris palju, et me ei oska lihtsalt seda nagu sõnadesse panna, mida ma tunnen praegu, mis ma tunnen, ma ei tea, ma arvutan praegu siin mingid numbrid on peas ja selles mõttes, et sa ei oskagi neid kasutada, neid sõnu. Sulle võib-olla tundus, et see peaks ilmne olema, et et nüüd on niisugune olukord ja me võtsime, mina arvasin, me võtsime oma selle leina nagu pausi nagu ära ja me nagu esimesed mõtted vahetasime ära, nagu sa ütlesid, võib-olla 5 minutit, et see oligi meie see magamineku aeg ja kuna sa rohkem midagi ei öelnud, et siis, aga sina arvasid, et see olukord ise on nii kõnekas, et sa ei pea midagi ütlema. Aga mina arvasin, et see nüüd on, tänaseks oleme selle lõpetanud ja loomulikult ma tean, et sellel on sinu jaoks töised tagajärjed ja nii edasi, aga sellega siis tegeleme homme. Aga... No mitte ainult töised, vaid ma hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas mina olen selles mingil määral süüdi. Nagu mingid siuksed mõtted lause, nagu ma olin ikka väga sügaval seal, nagu ma olin nii sügaval, et ma ei osanud seda väljendada, lihtsalt kõik oli nagu... Kõik oli liiga palju su jaoks sellel hetkel. Ja siis Merit tahab, paks mingi tekki korda praegu, nagu mis asja, nagu sa tahad must. Aga kuidas see lahenes teil või kuidas sa said endast aru, Tauri? No esimene reaktsioon oli ikkagi reaktsioon, eks, et mis tekk ja meil ikkagi, kuidas see, ma tean, et järgmine päev me lahendasime selle ära videosse alles. Me lahendasime alles järgmine päev selle ära, sellepärast, et ma lihtsalt, palju oligi, et lähme lihtsalt magama. Lähme lihtsalt magama selles mõttes. Ma ei suutnud, nagu see oli nii palju. Aga sa seda ütlesid, et sa ei suuda rääkida või sa lihtsalt... Me siis korraks saime aru, see oli niimoodi. Ma läksin vetsu kaasa Meritiga lõpuks ja siis ma olin täielikult vannituppa niimoodi, ma olin täielikult nagu mingisuguses sellises ülekülluses nagu kõigest, mis toimub ja siis Merit puudutas mu nagu näonahka ja nagu andis mulle seda hellust ja seda nagu kuidagi niimoodi ma tundsin, et on turvaline nagu mingi, võib-olla siis tuli mõni pisar või midagi, et kuidagi mingisugune kuskilt tuli natukene leevendust läbi selle sinu siis turvalise viisi, kuidas mind hoidsid ja siis me saime nagu magama minna. Et ma tundsin, et on turvaline praegu magama minna, aga see lahendamine tuli järgmine päev hommikul, kui me filmisime videot siis ja rääkisime, et kuidas ma tahtsin enda seda emotsiooni ära süüa ja video ajal, kui Merit jälle rääkis mingitel teemadel seal, siis ma lihtsalt panin video kinni, sest ma ei saa praegu. Ja seesama video siis jätkus mingisugune pärast, kui ma olin mingit praktikat teinud, mis tegelikult siis aitasid uuesti sealt nagu läbi tulla, et see ongi nagu niisugune, kui kujutada ette, et on emotsioon, siis sellele nagu enda mingisugune niisugune vibratsioon on nagu raske öelda, võib-olla mõni ei saa sellest aru, aga me saame nagu seda niimoodi nagu sibulat koorida, kuni me jõuame nagu sisuni, et siis saime jälle ühe nii-öelda sibula koore nii-öelda ära võetud. Ja siis panime video uuesti käima ja
lõpuks me panime kogu selle video kokku, et ikkagi see kinnipaneku koht oli ka sees ja kõik asjad nagu päris asi, et kuidas see emotsiooni ärasöömine siis käis ja kuidas me sellest läbi tulime ja mis praktikad me kasutasime. Ja kui sa mõtled emotsiooni söömine, siis sa reaalselt tahtsid midagi süüa peale, et see siit praegu ei tule välja või sa lihtsalt tahtsid alla neelata? Kusjuures minul on väga suur viis on söömine ka, jah. Ehk siis konkreetselt söömine, emotsionaalne söömine sellel hetkel, jah. Ja. Et see ka, jah. Kui tahad oma meeleseisundit muuta, et noh, kui minul on, et siis joogat või hinga, siis sul on mine Slackline'ile või söö, kui Slackline'ile on pikk maa. Just, et kuidagi seda emotsiooni ventileerida, aga vaata, see on tegelikult nagu huvitav teema, et kui palju me sööme emotsioone ära ja just nagu mehena, kuna me ei oska, et võib-olla näiteks, kui su kõrval ei olegi naist paarilis, kes sind saab selles kohas toedata, siis noh, see on nii õhkõrn, see piir, eks ju, et just, et sa lähed ja sööd ja siis noh, hommikul nagu trambid edasi, lähed tööle ja kohtumistele ja noh, ei tegele sellega, aga mida sa koged mehena, kui sa käid selle läbi, mida see annab sulle? Sa mõtled nüüd see söömine või kogu selle protsessi lõpuks see valge tunnel ja lõpus nagu välja tulemine? Et selle emotsiooni läbikäimine. See võttis aega paar päeva, õhtu ja järgmine päev, eks? Põhiliselt, mis annab aru saama, kuidas me aju töötab, kuidas me keha töötab, kuidas me ise oleme võimelised niimoodi tegelikult väga väikse ajaga muutma enda keha keemiat niimoodi, et me ei oleks enam reaktiivsed, sellepärast me oleme selle suutnud siis mis iganes emotsiooni läbi töötada. Ja seda saab tegelikult teha päris lühikese ajaga, kui sa tead, kuidas hingamine toimib, mis ta kehaga teeb, kuidas mingid liikumised toimivad, kuidas värske õhk toimib, kuidas raputamine toimib. Või külm dušš või siis häälega ka. Me oleme teinud, me oleme kokku leppinud, kui on emotsioonid, või midagi, et noh, et ma ütlen, muidu see nagu hoiata ette, sest see on natuke hirmutav, kui me istub kodus nagu ikka mingi möörge, on ju. Aga et siis mõtlen, okei, siis on okei. Kas sa Merit siis natuke nagu ütled, kuule, et äkki sa tahad näiteks seda tehnikat kasutada, siis kui sa oled nagu mingi väga tugevas reaktsioonis, siis sa unustad ära. Ma ei tohi õpetada midagi. Meil oli alguses esimene aasta, teine aasta ka. Merit järjest hakkas tunnetama, kuidas tema tahab nendes olukordades, kui on mingi reaktsioon, reaktiivsus, kas või sinul või minul ja kuidas Merit tahab, et teda hoitakse ja mis me siis võiksime teha. Ja siis arenes välja meil enda siukene viis, et me ütleme teineteisele, et hingame. Ja me lõime seda muidugi rahuolukordades, mitte nii, et ainult siis, kui on siukene reaktiivne olukord, siis hingame. Mis asja, mine enda hingamisega. Ei, me teadsime, et see on tegelikult see rahu hingamine, mida me kuskil seal metsas enda püha paigas teeme, aga nüüd me tõime selle siia. Ja siis me kasutasime seda päris pikalt niimoodi lihtsalt, et tulla nagu sellesse, tuua uuesti see hapnik siia ees osasse, et meil oleks nagu võimalik ratsionaalsemaid otsuseid ka teha, mitte ainult siuke ürgne võitle või põgene otsus. Me tegime peegeldamist pärast seda, et meil kuskil 2 minutit või niimoodi oli nagu paus. Mulle hästi sobis see, et mina oma sümpaatilise närvisüsteemiga oleks muidugi tahtnud kohe seletada, küsida, selgitusi anda, vastuseid saada ja nii edasi, aga siis ma teadsin, et see tuleb 2 minutit. Okei, Merit, paus. Ja siis teadsin, et see paneb Tauril ka nagu korraks nagu pausile selle, mis iganes tuleb õigustamine või mis. Sest ma teadsin, me niikuinii räägime mööda teineteisest. Ja siis me tegime peegeldamist, et mina nägin seda nii ja ma kogesin seda nii ja kui sa seda ütlesid, siis ma tundsin nii. Ja siis see oli alati nii, et muidugi. Sa võisid küll nii tunda. See ei ole mööda rääkimine, vaid see on see, et ükskõik, mis sa ütled, me lähme minevikku. Me oleme enda filtriga ja ükskõik, mis sa ka ei ütleks ja kui teine tundub isegi nagu, ta nüüd kuulab, nagu siukene kuulav nägu on nii-öelda. Tegelikult ta on enda mõtetes, ta on enda ajaloos, enda filtris ja... Limbilises, kuna see korteks on välja lülitanud, eks ju, sa oledki minevikus, sa oled nagu emotsioonis, mis tihtilugu käivitub sealt mineviku poolt. Sa paned enda loo kokku sellest. Ükskõik, kui palju seal ka mingisugust informatsiooni ja teadlikkust selles suhtlemises ei ole ja mulle nagu tundub, võib-olla et teine kuulab või sulle tundub, siis tegelikult see, mis info kohale jõuab, on täiesti teine. Filterdatud. Filterdatud. Kui te need keerulised olukorrad ära lahendate,
kas teie vahele tuleb nagu suurem intiimsus, mõistmine, mis on see järelmaitse nendes olukordades? Empaatia ongi ja siis see on minu jaoks ka selle eeldus, et oleks intiimsus või et ongi selline nagu see on nii kallis. Ja et mul on kahju, et sa pidid niimoodi kogema seda või et sa nii nägid seda või niimoodi. Et ma tunnen empaatiat. Ja siis, kui ma tunnen, et mina olen mõistetud, siis ma olen nagu selline lõdvestumise seisund. Ja siis sinna lõdvestumisse mahub see empaatia. Ja püüd sind mõista. Et tõesti selline soov, siiras soov, et kuidas sina seda kogesid. No minul oli suureks abivahendiks minu selg. Mul 5 aastat tagasi lõhkusin enda selja ära ja sellest hetkest peale tegelikult ma pidin kõik enda esinemised jätma. Ja minu ainuke väljund oligi lõpuks see, et ma teen enda selja korda, aga kuidas? Ja siis ma tegelikult tänu sellele üldse kohtusingi sinuga, tulles sellele koolitusele. Kaudselt selles mõttes, jah. Ja tänu enda selja valule ma tegelikult tulin kohale nendes kohtades, kus ma oleks lihtsalt minema jalutanud. Sellepärast ma ei saanud seda teha, jalad võeti alt ära lihtsalt. Ja siis ma pidin tulema kohale, ma tulingi läbi nutu, ma selles mõttes olen väga tänulik sellele seljavalule, mis mul oli, aga seda enam ei ole. Ja nüüd mul on vaja nagu ise ära tajuda see hetk, kus ma ei pea enda kogu keha lihaseid pingesse ajama, et ma kuskil valu tunneksin, vaid ma ise pean ära tajuma selle, et nüüd on vaja tuua ennast korraks keskmesse tagasi ja siia hetkesse ja mis on see tegelik eesmärk ja siis need praktikad, kuidas ruttu uuesti tulla keskmesse, mitte nii, et minna selle esimese mõttega, mis pähe tuleb kaasa. Ja neid me kasutame, samas täpselt siuke tunne on, et niipea kui mingisugusest olukorrast läbi tuleme ja nüüd on nagu heureka moment, okei, me saime sellest aru, siis tuleb ikka mingil hetkel uus olukord, kus nagu oleks jälle kuskil alguses tagasi selles mõttes, et ma ju enda merest sain aru. Jah, uus sibulakiht, nagu see ei olekski lõppu. Ja see on hästi-hästi huvitav, samas natuke pettumust valmistav. Et tegelikult nagu oleks nagu jõudnud selle tuumani, et nüüd me teame, kuidas see kõik käib. Nüüd on aeg õpetama hakata. Proovile, et just, et see ongi nagu lõpmatu ja võib-olla paari suhtes vaata need olukorrad ikkagi tulevad, isegi kui meil on see teadlikkus, aga just, et kui ma kuulen, teil on väga palju teadlikke tööriistu, et võib-olla siit juba saavad meie vaatajad ja kuulajad midagi. Ja see võib-olla me ka normaliseerime need olukorrad, keerulised olukorrad paari suhtes, et see ongi normaalne elu osa, me ei saa elada ideaalset elu, aga kui me nüüd natuke läheme kõrgemale sellest argipäevast ja nendest keerulistest kohtadest, siis paarisuhe on püha ja me seal on ka nagu rituaale või kus me tõesti tõuseme kõrgemale, kus me näeme oma kaaslasest seda jumalikkust ja seda öeldakse, et tantras, et kui ma vaatan oma partneri silmadesse, et ma näen seal nagu kõiki mehi või naise silmadesse, ma näen seal kõiki naisi ja sellepärast ma ei peagi vaatama teisi naisi, et ma näen selle oma naises neid kõiki maailma naisi, et kas teil on ka selliseid nagu pühalikke rituaale või traditsioone? Jaa. Kas teil on ka paari suhtes selliseid pühasi rituaale või traditsioone, mida teete, et tõusta sellest argipäevast mõnikord kõrgemale? Pühasid rituaale? No algas sellega, et me tegime 4 pulma, mis siis tegelikult hoidis meid nagu sellises kõrgemas seisundis või nii-öelda mitte nii praktilises, vaid tegelikult saime ka kõik praktilised asjad tehtud, aga samas see periood, kui me neid 4 pulma pidasime, siis see kestis umbes 2 kuud ja selle aja jooksul ma sain endale kõige suuremad esinemispakkumised. Meil oli omavahel väga-väga imeline aeg. Mitte, et praegu ei oleks, praegu on lihtsalt teistsugune aeg, aga ka väga imeline.
aga just panin tähele, kuidas tegelikult noh, seal meil oli ühine eesmärk, me teadsime, et need pulmad on tulekul, me keskendusime sellele, samas kõik muu ka toimis. Et need rituaalid tegelikult algul oli meil neid rohkem. Ikkagi iga kuu oli meil. Mitte iga kuu, iga päev oli rituaal ja vaata, meil oli see, et kuna meie pulmas oli see õnnistatud vesi, on ju, et siis mida igaüks hoidis seda karafini käes ja ütles oma head soovid. Ja siis me pärast jõime sealt karafinist, siis me hakkame pikendama seda allikavett, käima jälle allikal ja panema sinna uut vett. Et siis praegu, või tegelikult reisimisega see nagu läks ära, sest et siis seda keskkonnavihjet enam ei olnud. Ja meil on ikkagi oma õhturutiin selles mõttes, et see ei sisalda telefoni vaatamist, see oligi see erand 3 aastat tagasi, millest sa rääkisid. Et siis meil on tantsu ja puudutust. See on minu põhiline toit. Hingetoit. Ja siis meil oli igapäevast jalutuskäigud, aga siis sa vaatasid sügavamale endasse, et sulle tegelikult see ei ole nii huvitav. Või räägi sa? No jalutuskäikudega, kuna ma olen ennast treeninud sellele, et ma pean ikkagi nagu saama sellist füüsilisemat koormust ja slackline pakub ka lisaks sellele niisugust adrenaliini sõltuvust, mida ma olen endast treeninud, siis see jalutamine tundus nagu liiga igav, aga tegelikult see ongi minu jaoks kõige suurem mentaalne trenn, et näha selles iga kord niisugust erinevust ja olla siis kohal, et eile oli väga erinev, on ju? Oli või? Ja selles mõttes. Eile kõrvale. No eile oli olukord, kus jällegi uus taipamine ja hästi ilusti saab seda nagu visuaalselt nüüd ette kujutada, et sul on teede rist ja sul on siis 2 teed ja sellel hetkel tuli mul reaktsioon, et ma ei soovi mingisugust filmimist siin praegu teha ja praegu soovin, et me lihtsalt läheksime seda lühemat teed pidi kodu. Et siuke tunne on, et tahaks seal nagu jätkata. Ja siis tagataustal, et lõpuks ometi võiks nagu minu mingisugune siukene soov, mis tuleb nagu koha peal, et see võiks nagu täide minna ja siis ma jäin sellele nagu kindlaks. Ja siis tegelikult jällegi, et kas minna ja teha see, mis kokku lepitud, me lähme ja teeme selle ringi ja see on juba varem räägitud ja see, et nüüd reaktsiooni pealt teha see lühem ja otsetee või siis minna ja teha see paun, kus siis võib tulla muid asju veel ülesse, mis oli kokku lepitud, aga kindlasti lõpuks on see rohkem arendav ja kokkuviiv kui see, et me lihtsalt jälle nagu teeme selle shortcut'i ja lähme otse koju ja siis nii-öelda põgeneme sellest olukorrast. Ja kas teil oli plaanitud mingid vestlused siis sellel pikemal ringil? Sa ütlesid nüüd kahe erineva ristmiku asjad kokku. No põhimõtteliselt jah, sest ei ole nagu vaja seal väga keeruliseks ajada. Igal juhul sul on ristmik, sul on 2 võimalust nagu enne see slackline'i metafoor. Sul on 2 võimalust, kas sa nüüd võtad selle lühema tee, mis on niisugune reaktsiooniga kaasaminek ja kiiresti koju ja mugavustsooni või sa lähed seda pikemat teed, mis oli juba plaanitud ja kokku lepitud ja teed selle läbi. See pikem tee annab võimaluse, et veel tuleb midagi üles ja ehk siis veel rohkem seda teadmatust, kuidas mina ennast sellega tunnen, kui temal tuleb see asi üles või siis sinul oli see, et kuidas minul tuleb midagi üles. Et siis lähme seda lühemat teed. Ja siis, aga kus me valisime selle teise raja oli sellised, et me võtsime pausi siis. Lamasime päikse käes ja tulime sellega, tänu sellele tulime nagu uuesti nagu mõttest välja. Et korraks lasime lahti sellest, et nüüd peame kuhugi jõudma või minema. Ja see võtab niisugune 5 minutit võib-olla, kuni ei ole neid samu mõtteid enam sinu kehas, sinu mõtetes, sinu närvisüsteemis. Ja siis tulevad uued mõtted. Et seda teha, see ongi niisugune praktika nagu erinevad viisid, kuidas seda teha, sest muidu sa jääd enda nendesse mõtetesse ja üks mõte, mis emotsiooniga kaasa tuleb, see tavaliselt toidab seda sama tsüklit edasi nii kaua, kuni sa siis ise neid mõtteid mõtled, ise teadmata, et sa mõtled neid mõtteid. Ühesõnaga me mõlemad lasime lahti oma asjast ja tegime pausi ja siis pärast seda me ikkagi saime kuusikust tantsu filmida. Ja siis me saime pikemale ringile ka minna selles mõttes, et kõike sai lõpuks. Kui see lõdvestumine tekib ja usaldus,
okei, mis iganes protsess praegu veel üles tuleb või mis tunded kellelgi on? Et te nagu märkasite mingit impulssi, reaktsiooni on ju, ja te võtsite aja ja tunnetasite uuesti läbi ja et ei läinud sellega kaasa nii-öelda. Mis sul tekkis, Tauri? Ja mis minul oli mingi ootus on ju, ehk siis me mõlemad lasime lahti ka selle pausi ajal. Et me ei teadnud veel, mida me otsustame selle pausi lõpuks või kaua see paus kestab. Noh, me teadsime, et meil on nagu pool päeva aega, et see ja siis me tulime lihtsalt sellesse hetke ja alati ei ole sellist aega, eks. Ehk siis, et mis siis teha, siis ongi võimalik teha mingisugune niisugune lühem kokkutulemine ja kokku leppida siis, kuna me siis räägime sellest. Et ei ole muidugi neid olukordi alati. 2 minuti pärast on Zoom. Ja sa ütlesid, et mina lõikaksin küüslauke, aga nüüd sa oled ise neid küüslauke lõikamas ja nagu mis toimub, nagu kas ma ise ei saa hakkama või nagu sul on Zoom kohe, ma tahaks aidata. Ühesõnaga, sa ei usalda mind. Nii palju erinevaid. Võib nagu 2 minutiga üles tulla, eks. Ja siis pärast, kui me räägime, tuli välja, et Meriti ainuke viis, kuidas rahustada enne Zoomi, mis siis ta küsis, et mina lõikaks küüslauke, on lõikumine ja kätega millegi tegemine. Ja siis ta alustas ise selle tegemist. Ja aga mul oli kokkulepe backup plan oli, et sina lõpetad niikuinii, mina jõuan nii palju, kui jõuan. Aga seda ma ei teadnud, et sina üldse hakkad seda tegema. Ühesõnaga seal võivad nagu nii väikestest asjadest, täiesti tavalistest asjadest. Te olete kohal. Aga alati annavad inimesed mingisuguse tähenduse mingile asjale. Et kui ta ütles nii või tegi nii või pani selle selga, siis järelikult. Aga tegelikult peab üle küsima, et nagu mis sellega on. Täpsustama. Aga kui on 2 minutit aega, siis pead pärast küsima, jah. Ma tahaks ühe teema veel korra siia tuua, et meil on tulemas Tantra festival, mis on väga kehaline festival ja keha on meie tempel ja paari suhtes on väga oluliselt kohal ka intiimsus. Et nii palju, kui te tahate meiega jagada, et kuidas teie seda intiimsust üleval hoiate? See on nagu, meestele ma ütlen, et vaata, sul on ettevõte, et selleks, et ettevõte kasvaks ja areneks, oleks edukas, te peate ka ju sellesse investeerima. Et kuidas teie oma intiimsusesse investeerite? No nende õhturituaalidega esiteks üldse, et meil on selline puudutus, et see oleks nagu tuttav minu kehale näiteks, et sa puudutad mind ja mina sind ja praegu lähiajal on et sa tead tegelikult, milline see puudutus sobib sulle, eks ju, naisena. Ja igal hetkel natuke erinevalt ka, et ma armastan raskustekki ka ja selliseid asju, mis nagu toovad hästi kehasse ja kohale ja mõnikord ma tahan hoopis nii, jah. Ehk siis see ei kesta meil pikalt see õhtune aeg, sest meil on laps ka ja tema tahab oma aega meiega ja nii edasi ja on praktiline elu, et selles mõttes ei ole nagu niimoodi, et siis ongi tunde ja tunde, et tavapärasel õhtul see on ikkagi pigem selline põgus, aga nii palju kui vaja ja siis keha nagu ise loob sealt edasi ka, et mida ta edasi vajab. Ja meil on seal see rituaal ka, et me paneme nagu aroomilambi ja küünla ja meil on soe magamistoas õhtul, aga siis ma palun, et teeme akna lahti, et magades oleks külm jällegi. Et see on nagu see ruum ka, et ta oleks selline ainult selle jaoks, selles mõttes ilma telefonite ruum ka. Kuidas sina, Tauri, koged intiimsust? Eile jalutuskäigul küsisime teineteiselt, et mis sind toidab ja siis... Sa rääksid pool tundi ja mulle igasuguseid seksi jutte. Wow. Nii hea, kui saab ka paarisuhtes nii vabalt nendest asjadest rääkida. Selles mõttes ma võin neid jalutusi teha, kui me nendest räägime. Väikene nagu boonus peab olema asjal, on ju. Et võime rääkida küll, mida sa tunned naisena, aga me räägime sellest, mis mul ka põnev on. Ja siis see oli väga meditatiivne ja selline nagu juhendatud meditatsioon jalul. Et see oli selles mõttes ja pärast küsida, et aga räägi siis mulle, et mis mind toidab, et siis sa kuuled veel nagu oma sõnu ka ja siis okei. Kogu aeg tšekkasid üle, et kas mul jäi hästi meelde. Ja see oli üks oluline asi veel, see hääle tegemine on ju. Et see on päris hea küsimus, et mis sind toidab meie suhtes. Ja selles mõttes kõike võib öelda ju. Et lihtsalt ütle mulle, mis sind toidab meie suhtes, see on nii ilus.
küsimus tegelikult. Ja see on väga ka lai küsimus, et erineval etapil me vajame erinevat toidet või kütust nii-öelda ja aga ma saan aru, et see teie hetk, et elate seal kuskil metsa ääres, et see on teie nagu mingis mõttes pühamu, kus te käitegi ventileerimas, kus te võtate aja, lähete jalutate ja saate päriselt rääkida sügavatel teemadel või võtta aja ja käia ka need keerulised kohad ära. Ja minu arust näiteks see jalutamine on väga hea. Ma eile just ühele kliendile soovitasin, kellel on ka paari suhtes keeruline, et vaata, kui me istume koos, siis selline silmside võib olla liiga ülelaadiv, aga kui me jalutame, siis see jalutamine nii-öelda ventileerib ja loob meil oma ruumi ja teisest küljest, et ma ei pea oma paarilise silma kogu vaatama, et te olete leidnud nagu sellise oma viisi, kuidas seda suhet nagu hoida, toita ja jagada. Ja see liikumine vabastab energiat ka, et kui tuleb mingi kokkutõmbumise koht ka, et siis ka ja samas ei ole vaja nagu iga pausi täita vestlemisega ka, et kui seal ongi vaja korraks mõtlemise aega või midagi, vahel me ütleme, et nüüd ma mõtlen, vahel me ei ütle ja tekib ise see paus, et see on ka nagu jalutades loomulikum versus nagu niimoodi istudes. Nii ja nüüd vaikime. Et selles mõttes minule ka väga sobib, ma ei tea, kas sa hoidsid naisele või mehele seda. Et mehed tavaliselt ei armasta eriti jalutada, et see on ikkagi hästi-hästi erand, et sa muga esimesed 4 aastat iga päev käisid jalutamas põhimõtteliselt. Et see oli väga tuus, nüüd on natukene teised ajad, aga eks mulle meeldib endaga ka, aga see koosnes on üks minu toide on, et siis ma ongi nagu nüüd see pistik panna. Vaata, aga see ongi nii oluline, et ma arvasin, et sa kõike tead juba, mis mind toidab. Ja samas, et sina arvad, et mina tean kõike, mis toidab. Seda peab iga päev uuesti meenutama tegelikult. Absoluutselt. Et me arvame, et me teame, mis teineteist toidab, aga tegelikult oleks vaja seda kas või sõnades välja öelda, et see ise endale meelde tuleks. Ja siis, okei, see toidab mind. Väga huvitav. Et see on nagu, tegelikult eile oli siuke huvitav avastus. Ja tänud on ka üks asi, mis toidab, et nii nagu me seda vestlust siin alustasime, et iseloomustada teineteist, et siis see ka kujunes selliseks hästi ilusaks. Aitäh selle küsimuse eest, et meil kunagi oli ka õhtu rutiini juurde kuulus, lihtsalt, et lõpuks õhtuks öelda mingeid tänusid just tänase päeva kohta just teineteisele. Et see oli selline hästi helge lõpetuspäevale. Aga siis kuna meil oli nagu nii reglementeeritud, et siin tavaliselt on see ja siis sellele järgneb see, et siis me nagu lasime lahti. Aga tegelikult see ikka toidab. Selles mõttes siis sobib lihtsalt päeva sees või mingid komplimendid toidavad mind. Tähelepanu toidab ja päästab nii meest kui naist ja võib-olla siit ongi see sama kvaliteedi, tänutunde kvaliteediga meil see jutuajamine kokku tõmmata, et mina olen ka tänulik, et te tulite ja jagasite seda killukest iseendast ja teie paari suhtes, sest paari suhtes olete ka teie isiksusena ja siis te olete loomunud 3. energiakogumi, mis on teie paari suhe. Et just, et ma nägin selles kõike, nii teie isiksust kui teie ühisosa, et ma olen väga tänulik, ma sain sellest tunnikeses osa ja soovin teile palju inspiratsiooni, te olete ka väga loomingulised, et just, et see paari suhe toidaks ka teie loomingut, et see on ka loomingu allikas ja tõesti kauneid loomisi, julgeid loomisi ja jagage seda maailmaga ka, sest nii kerge on seda nagu endas lihtsalt hoida, aga ma usun, et teil on nii palju, millega te saate inspireerida teisi, et igal juhul mind te inspireerite ja aitäh teile. Aitäh. Aitäh.